Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head raadiokuulajad, täna on stuudios Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Ja me vahendame teile kõige värskemat teavet Riigikogu istungisaalist, komisjonidest ja muidugi kuluaaridest, nagu ikka. Ja täna räägime uutest paljastustest e-hääletusega seoses kolmapäeval toimunud justiits- ja digiministri umbusaldushääletusest ning ka USA immigrantide mässust. Aga reklaami korras kõigepealt annan teada, et sel laupäeval ja pühapäeval on EKRE telk Rakvere linnapäevadel Rahvaaias ehk Rakvere teatri taguse pargi servas ja kutsume kõiki linnapäevadele. Ilus üritus ja saab ka poliitikajuttu ajada. Ja muidugi teeme reklaami ka 19. juunil, see on siis neljapäevasel päeval kell 18 Uhtna põhikooli aulas toimuvale rahvakoosolekule, kus me räägime tuulikutööstuste pealetungist ja sellest, kuidas rahvas saab selle invasiooni seisma panna. Ja kohal olete oodatud üle Virumaa, sest probleemid on erinevates piirkondades sarnased ja tihti on tegu veel ülepiirilise mõjuga, sest tuulikupargis asuvad ju teiste omavalitsuste servas tihti peale ja mõjutavad vahel hoopis rohkem seda omavalitsust, milles nad justkui ei asugi. Nii mõjutavad Väike-Maarja omad väga tugevalt mitmeid Tapa valla asulaid. Nii hakkab mõjutama Rakvere valda plaanitav Varudi tuulepark Viru-Nigula valda, nii hakkab mõjutama hiiglaslik Lüganuse valda plaanitav tuulepark, samamoodi Viru-Nigula valda, et mõnede elamud on sealt ainult kilomeetri kaugusel ja teiselt poolt Viru-Nigula valda mõjutab Haljala valla idaossa planeeritav hübriidpark ja omakorda tohutu park, hübriidpark, mida plaanitakse siis kuidas ma nüüd täpselt ütlen, et Lahemaa serva, mis ulatub Viitnalt, Palmse ja Vihulani, tohutu ala, mis mõjutab kõiki kõrval olevaid omavalitsusi ja sellist ringi jätkates Virumaal, siis ei pääse sellest hädast mitte keegi. Ja tere ka minu poolt ja tõepoolest tulge laupäeval Rakverre, lubati ka ilusat ilma ja meil Rakvere linnapäevad on alati hästi rahvarohked ja toredad. Aga tuuleparkidest ja tuulemõjudest oli meil ka sellel esmaspäeval juttu arupärimistest. Anti, sina küsisid kaitseministrilt, et kuidas tuulepargid siis hakkavad meie kaitsevõimekusele mõjuma. Ja kuidas sa vastustega rahule jäid? Vastused olid libedad ja ümmargused nagu Pevkuril ikka. Tema asjatundmus kaitseteemadel jätab soovida. Paraku on sellisel
kriitilisel ajal minu meelest vaja sellele kohale mitte partei broilerit, vaid ikkagi väga teravat pliiatsit, sest julgeolek on meile kõige suuremaid teemasid sellisel pingelisel ajal. Aga mulle tundus, et ta on mures ja kusjuures ma mäletan varasemast ajast, kui ta oli veel sotsiaalminister, ta rääkis tuuleparkide teemadel ka siis ja ütles, et tuuleparke ei tohi elamutele nii lähedale ehitada, et tõi veel isegi välja mingid kriteeriumid, et 2 megavatine tuulik olgu elamust 2 kilomeetri kaugusel, 4 megavatine tuulik 4 kilomeetri kaugusel, et õiged põhimõtted tegelikult. Ja nüüd siis natukene nagu ääri-veeri oldi murelikud, aga samas ei antud ühtegi selget vastust. No aga selleks nad ongi ideoloogia töötajad, et kui loodusseadused lähevad nende jutuga vastu, siis peavad loodusseadused ja füüsikaseadused taganema ideoloogia töötajate ees, mis on väga halb uudis, sest jah, minu küsimus oli sellest, et kuidas hakkavad tuulepargid mõjutama Kaitseväe silmi ja kõrvu ehk raadioluuret, kuidas hakkavad meie relvade täpsust mõjutama ja minu küsimus oli ajendatud sellest, et raadioinsenerid on juba aastaid löönud lärmi tuuleparkide ohu eest. Mäletame seda, et Kaitsevägi ei tahtnud Aidu tuuleparki mingil juhul püsti panna, enne kui radar oli mitmekümne miljoni eest ostetud ja sinna tuulepargi ette pantud suunaga itta. Ehk siis selle tuulepargi hind hüppeliselt kasvas selle pärast, maksumaksja pidi uue radari hankima. Jah, et Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselki on öelnud, et tuulikud lühendavad eelhoiatusaega ja raskendavad vastase tegevuse tuvastamist, et liikuvad tiivikud peegeldavad tagasi raadiosignaale, radarisignaale ja ei saagi aru, et kas seal midagi all toimub või mitte või ei toimu. Nii on ja olukord on tegelikult hullem, kui meile eksponeeritakse. Sellepärast oli ka minister üsna ettevaatlik ja keerutas. Siis nimelt, sest tema alluvad ja toovad talle hoopis teise info, et ütlevad, et olukord on väga halb. Ja mitte ainult meretuulikutega. Meretuulikud ju takistavad näiteks seda selliste silmade olemasolu, kui Vene lennukid otsustavad näiteks Läänemerelt hoopis meie suunas keerata, siis meie radarid, õhuvaatlus ei näe neid. Kui nad mingid tohutu 100 tuugenite mass mere peal varjutab selle täiesti ära, et meie raadioluure sealt läbi ei näe, meie radarid sealt läbi ei näe ja siis need jutukesed, kuidas tõstame radari sinna kuskile mere peale, no sellest ei piisa, see saab olema väga kallis süsteem ja seal peab olema lausa radarite võrk, et üks, mis seal veeses loksub, sellest ei piisa. Ja eksperdid seletasid ka seda, et näiteks meretuuleparkide puhul on nii, et kui ehitada fundament merre ja sinna tohutu mast 300 meetrine otsa lüüa, siis see vibreerib kogu aeg. Ja täiesti loomulik, et ta tuule käes vibreerib ja tekitab ka meeletut segadust, et raadio on üks tundlik asi. Kujutage ette ise professionaalid kõrvaklappidega või need, kes ekraanilt jälgivad raadiolaineid, peavad selles tohutus müras midagi aru saama, nii-öelda vastase tuvastama ja see on väga keeruline ja ma ütleks, et Pomm ütlus oli üks Eesti kõige kuulsamaid raadioinsenere, kes ütles ühes vestluses, et kõigepealt tuleb tuugenid õhku lasta, kui on sõjaseisukord, sest meie siis kaitseväelased ei saa omavahelgi normaalset sidet pidada, sest tuugenid takistavad seda, nad ei saa vastast jälgida, sest see takistab seda. Siis ma ütlesin, et aga läheb kalliks maksma, kui sinna juba lõhkeaine kapikesed teha, et kõik need 1000 kolakat õhku lasta, et nii hull on olukord. Jah, et tegelikult on hea mõte lõhkeaine kapikene sinna teha, sest kui need peaks kaugteel pommitama hakkama, siis on kogu Eesti üles küntud, kuna vaadates, kuhu neid tuuleparke tuleb, siis ongi kogu väike Eesti neid lapikesi täis, aga nagu sa ütlesid, et tõesti merel on see olukord hullem ja mereväe ülema Commodore Ivo Värgi sõnul mõjutavad meretuulikud otseselt Eesti mereseire võimekust ja kui me räägime siin, et NATO
nõuab, et oleks paremini meil see idapiir kaitstud ja et me tahame järjest rohkem ka sellist kollektiivkaitset, siis me oleme loonud kas või Rootsilegi ju. Hea küll, kui me oleme ise nii altruistlikud, et hea küll pommitagu ja ma ei tea, mis kõik sealt ida poolt tuleb, aga no Rootsi ju ei saa hakkama, kui siit ida poolt on meil tuulikutega neile müür ette laotud. Ja võin seda ka lisada, et päiksepargid tekitavad ka tohutuid raadiohäireid ja isegi selle, vaata, kui pannakse tuugenitele teatud piir Eestis, et radarid saaksid ida poole vaadata, siis päikseparkide osas minu teada sees piirangut ei ole. Aga raadioinsenerid selgitavad, et pidevalt on nendes suurtes parkides ka paljud dioodid katki. See on täitsa loomulik, et seda juhtub ja nad tekitavad ka suurt elektromagneetilist müra ja meile näidati ka loengute käigus neid pilte, kus lihtsalt asi on väga-väga hull. Siis kui meid kuulab mõni raadioamatöör, siis raadioamatööridel on see info ka väga hästi käes, et nende võimekus nagu mingeid kaugeid jaamu tabada on juba praegu oluliselt halvenenud, sest tuugenilabad ja tiivikud tekitavad ikkagi väga tugevat eetrimüra. Nii et meil on kaks valet korraga, et esiteks räägitakse looduse kaitsest, maakera päästmisest ja samal ajal reostatakse jõhkralt loodust tuulikutega, sest iga tuuliku aluseks kulub 2000 tonni betooni, lugematu hulk erinevaid materjale ja teisalt riigikaitse, mis on nüüd ju väga tähtis, peabki olema tähtis, aga siis samal ajal ehitatakse riik täis tuugeneid, millest midagi läbi ei näe. No mis meie jaoks on eelhoiatus täiesti kriitilise tähtsusega, ütlevad kaitseväelased, kui meie ei aima kõrvaklapimeeste ja muude abivahenditega ära, et vastane on meile nagu midagi plaanimas, siis me oleme väga halvas seisus. Ja selle nädala kolmapäeval oli ju Riigikogus selline maratoniistung, mis kestis poole ööni välja, peaaegu poole hommikuni ja seal oli ka jälle üks tuulikute teema, tahetakse lihtsustada planeeringuid, Anti, sa pidasid ka seal kõne ja mida nad teevad öösel, kui kõik magavad, tuleb selline seadus, mis puudutab nii paljusid inimesi, et nad loovad jälle neid mugavdatud, kiiremini planeeringuid võimaldavaid seadusi, jälle sõita kogukondadest üle. Nii on ja sellest ma rääkisin kell 1 öösel, võtsin oma teksti ja kandsin ette ja palusin ka selle seaduse tagasi lükata, et planeerimisseadusega tahetakse just nimelt kogukondadest üle sõita, et lihtsustamise sildi all, et lihtsustame ja kiirendame neid detailplaneeringuid, keskkonna üle, neid hinnanguid, ehk siis jällegi looduskaitse jutu saatel hakatakse loodust kahjustama ja üle rullima. Ja mul oli ka väga huvitav kohtumine neljapäeval kolmapäeval oli sel samal maraton istungi ajal oli Roelas kohtumine detailplaneeringu teemadel ja kohal oli natukene rahvast, sest see oli suhteliselt töönädala keskel ja varajasel ajal, aga ma näen kogukonnas seda vastuolu. Inimesed tulid jälle allkirjadega, andsid mulle jälle hulk lehekülgi allkirjadega pihku ja öeldi ka, et ükskõik kellelt lähen ja küsin seda allkirja, kohe on nad nõus tuulikute vastu oma allkirja andma, ehk see teadlikkus on tõusnud, sest ma mäletan, et kui me sügisel alustasime selle teemaga, inimesed ei teadnudki, nad arvasid, et need tuulikud on väiksed, neid pannakse 2-3 tükki kuhugi, aga nüüd mida rohkem me oleme rääkinud, seda rohkem on ka teadlikkus kasvanud ja koos teadlikkusega on ka vastuseis kasvanud. Jaa, me oleme palju üritusi korraldanud, aga väga palju teevad ka inimesed, kes on lihtsalt koha peal saanud aru, milline õudus tuleb. Tõesti uued inimesed tulevad poliitikasse või siis ka
muutuvad aktiivseks selleks, et oma kogukondi kaitsta, oma kanti kaitsta. On tulemas valimisliite, ma näen, et EKRE-ga liitumine on praegu kõrgseisus, lihtsalt ei jõua nii kiiresti Lääne-Virumaal kõiki vastu võtta, kui vaja oleks. Iga nädal teeme koosolekuid, et inimesi vastu võtta. Aga Evelin, siin näitaja on ka see, et sõnum on kohale jõudnud, EKRE toetus on tõusnud 25,7 peale. Ma just tahtsin selleni jõuda, et kui me oleme harjunud nägema seda, et kus Isamaa toetus on üle Eesti seal 30 peal, mõnes ringkonnas isegi 40 peal, siis meil on viimasel ajal, kui ma vaatan neid trende, neid graafikuid, on toimunud muutus. Isamaa on sellise püstloodiga alla tulnud, millise püstloodiga EKRE on üles liikunud ja mina pean siin põhjuseks just tuulikuid, sest meil siin Lääne-Virumaal on justkui isamaalased tuulikute eest kõnelejad. Meil Vinni vallas on põhiline, kes neid tuulikuid surub, on Isamaa. Keskerakond on ka vastu, aga need valimisliidud ei ole öelnud, mida nemad teevad. Nad on nendest hääletustest on nad taandunud või jäänud erapooletuks, aga igal pool juba tänu Marko Pomerantsile, kes juhib tihtipeale neid arendajate poolt läbi. Samas ta ei ole erapooletu, vaid ta hüüab igal pool, et mulle tuulikud meeldivad ja siis käib need mitme tuhande euro eest kaelamäärimas. Räägitakse, et tema need honoraride koosolekute juhtimisel on ikka väga korralikud. No aga ta saab ka küsida, sest ta teab, et riik on andnud nendele omavalitsustele 200 000 eurot selleks, et selliseid koosolekuid läbi viia, selleks, et Marko Pomerantsi palgata, selleks, et igasuguseid planeeringutega seotud küsimusi lahendada. Aga Isamaa teeb seda, mida ta ikka on teinud, et esitleb ennast rahvuskonservatiivsena, aga tegelikult käitub nagu sotsialistlik partei või Reformierakond, et neil ei ole mingit probleemi Reformiga kogu aeg koalitsioonis olla, nendega seal trilli-trallitada. Võtame selle kurikuulsa teema, et Rakveres on nad alati olnud homofestivali rahastamise poolt. Kogu aeg Keijo Soomeltin käekesest kinni ja Rakveret homo pealinnaks kujundamas. Mis on vahet sotsialistil ja siis isamaalasel sel juhul? Ja tuulikutega sama jama, et Mart Maastik küll vahel ütleb midagi, et ei tea, kas need nii palju ikka vaja on Riigikogus, ja teised, näiteks Metsoja seal Pärnumaal, kus on kohutav tuulikuprobleem, Eesti suurim tuulikupark, Sopi-Tootsi tuulikupark on ehitatud ja kiidab takka, et las tulla ja ikka las olla. See tähendab, et kartellierakondadel ei ole nagu mingit vahet vaadetes. EKRE on ainukene, kes südikalt kaitseb kogukondi ja ma ütlen päris tõsiselt, et kui praegu on võimalik vastu hakata ja siin on tõesti otsene üleskutse, tulge valima, toetage EKRE-t, sest me anname igal pool lahingu tuulikute vastu. Ja ma toon ühe näite, et meil Kadrina koosolekul siin paar nädalat tagasi käis Kuusalu abivallavanem Ranno Pool, EKRE liige, kes on seal koalitsioonis ja rääkis inimestele otse, et me pidime aastaid võitlema, et tuulikud seisma panna ja panimegi, mitte ühtegi tuulikut ei tule Kuusalu valda. Ja siis, kui on reformikad võimul nagu Väike-Maarja marlas, siis nad rullivad lihtsalt üle 130 või rohkem kolakat topitakse sinna, lihtsalt õudne, mida tehakse looduskauni Väike-Maarja vallaga. Et kui oleks samasugune vallavõim nagu Kuusalus, siis oleks võit käes või nagu Vinni vallas, kus andsid meeletu lahingu neile ja käisid kohtus võitlemas. Ja loodame, et murrate need rahvusvahelised ärikad, kes siin tahavad meie loodust ära rikkuda. Jah, et endal on ka see lootus, et meie kogukond ka aktiveerub, annab aimu, mida ta tahab ja lõppude lõpuks me kõik saame ju aru, et tuulikud ei anna meile energiat, ei tee meie elu siin kuidagi odavamaks, vaid vastupidi ka seal Roelas toimunud koosolekul arendaja. Millal see toimuski nüüd sama, jah? See kolmapäeval, ja arendaja ütleb otse välja, jah, me müüme igale poole ülejääva energia, igale poole, ehk siis meie maksumaksja rahadega, meie tarbijate rahadega ehitatakse neid tuulikuid, mille kasvu, mille ütleme elektrit või toodangut hakatakse siis üle maailma
nii-öelda üle maailma, hakatakse Eestist välja müüma. Ehk siis meie maksame kinni, nemad teevad oma äri, meie peame taluma selle reostuse, selle häiringu, selle müra, et siis suured saksad kuskil saaksid siis rohelist energiat nautida. See on päris õudne, et siis Jeff Bezos, Amazoni omanik, maailma rikkaimaid mehi, saab sõita oma superjahiga üle Atlandi ookeani, muide üks sõit on 1500 tavalise auto kütus, mis sinna kulub. Ja siis hiljuti ta käiski ja viis oma naise Cannes'i, kus ta sai keskkonnaauhinna, eks ole, maailma superjahiga. Nii nad terroriseerivad meid oma rohepöördega, ise võtavad eralennukid, ise võtavad maailma suurimad jahid ja näitavad teile kõigile keskmist sõrme ja irvitavad. Teie sööge putukaid, teie taluge tuugeneid maailma päästmiseks, aga Jeff Bezos, tema sõidab maailma suurima jahiga. Palju õnne. Aga ma selle teema lõpetuseks võtan veel kord kokku, sest meil on kindlasti palju väga asjatundlikke kuulajaid ka tehnika valdkonnas, nagu Eesti mehed on tihtipeale, teadmised on kohati väga üllatavalt põhjalikud, siis ma oma kõnes rõhutasin tuulikute raadio häirete osas niimoodi teaduslikuma stiilis seda, et kaitsevägi peab arvestama sellega, et tuulikute puhul väheneb sidevahendite sidekaugus. See tähendab, kui 2 raadiosaatet kaitseväel, siis nende sidekaugus väheneb. See on väga karm uudis kaitseväe raadiosaatjatele. Siis raadiolinkide ja sidetrasside planeerimisel ei arvestata piisavalt enam signaali ja müra suhte vähenemisega, ehk siis see tuleb läbi mõelda, planeeringud tuleb läbi mõelda, ja siis tuulepargid emiteerivad laiaribalist kiirgusmüra ja selle tõttu mobiilsete tugijaamade levikaugus väheneb. Igatepidi on hullud lood ja Wi-Fi tugijaamade kaugus väheneb, GPS-i signaalide tugevus väheneb ja siis, kui erinevates ilmastikutingimustes muutuvad tuulejaamade töörežiimid, siis need laiaribalised häiresignaalid ja kiirgusmürad ikka on pidevalt muutumises ja täielik kaos valitsebki. Et ülisuur müra, mida tekitatakse ja kui siis Rene Liiver, soovitan huvilistel lugeda tema artiklit Saarte Hääles, raadioinsener, kes on minu teada ETV-s pikalt töötanud, ütles, et tuugenite lähedal ei aita ka passiivsonari keerukat signaali, töötlus- ja analüüsitehnikut, sest tuulikud on kokku seganud ütlemata valjusageduste kokteili, mille spekter pidevalt muutub ja sellisel foonil on väga raske, kui mitte võimatu eristada allveelaeva tekitatud heli. See oli nüüd meretuuleparkide näitel. Aga sellised kurvad lood on tuugenitega seoses, aga hoiame lippu üleval ja veel kord selle teema lõpetuseks tuletan meelde, et 19. juunil, neljapäevasel päeval teeme rahva koosoleku kell 18 Uhtna põhikooli saalis. Tulge kõik, rääkige, mis teie kandis juhtub ja kuidas see tuugenite pealetung võiks seisma jääda. Selle osas proovime ise ka teile nõu anda. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Ja me oleme stuudios tagasi, tuletan meelde, et täna räägivad teile rahvuskonservatiivses vaates teemasid Anti ja Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed. Evelin, üks tähelepanuväärne detektiivitöö tehti äsja ära ja nimelt oli korruptsioonivastase komisjoni istung, kus siis EKRE poolt asendusliikmena käis kohal Varro Vooglaid ja mida tema sealt siis kuulis? Oskad sa tsiteerida? Jah, et tuli väga huvitav asi välja, et valimiskomisjoni juhi Arne Koitmäe jäi põhimõtteliselt vahele passimisega. Ta ütles, et tehti pistelist kontrolli, et selgitada või välistada olukord, kus 2023. aastal oleks võimalik panna sinna e-valimiste lugemijasse uusi hääli või uusi sedeleid ja
kui hakati küsima, et kus on need protokollid selle kohta, et keegi tegi pistelist kontrolli, käsitsi kontrolli, et välistada igasugune võltsimine või uute sedelite lisamine, sest me tuletame meelde, et selle Tehnikaülikooli teadlane Samos, kes avaldas artikli, et e-valimistel on selline probleem või turvaauk, et saab mingil ajahetkel, kui toimub siis sedelite anonüümiseerimine, et siis saab sinna uusi sedeleid juurde panna. Ilma, et keegi näeks seda, et nii nad oma teadustöös rääkisid. Aga seekord juhtus see, et Varro küsitles Aarne Koitmäed, Vabariigi Valimisteenistuse esimeest kusjuures, ja küsis, et kas toimus mingisugustki kontrolli ja Koitmäe ilmselt siis mõtles, et mida teha sellises pingelises olukorras ja väga suure tõenäosusega lihtsalt valetas, sest tal tõendeid ei olnud oma jutu kinnituseks mitte midagi ja ütles seda, et toimusid pistelised kontrollid. Ja siis kui kui Varro Vooglaid küsis, et millal need pistelised kontrollid toimusid, kuidas nad toimisid, siis ta ütles, et toimusid. Varro küsis, et aga kus on protokoll selle kohta, et toimus? Ei midagi. Ja selle kohta seal samas laua ääres olnud siis vaatleja, Märt Põder ütles, et mina olingi vaatluse juures ja mina ei mäleta ühtegi sellist toimingut, et oleks pistelisi kontrolle tehtud, et tegelikult jäi minu arusaama mööda ja paljude teiste arusaama mööda praegu Aarne Koitmäe vahele haleda valetamisega. Ja ma arvan, et me peaksime tegema tema tagandamise nõude. Et see asi on täiesti käest ära, et esiteks ja avastaks turvaauk, kus kõik hääled võib välja vahetada ja kirjutada seina peale, mida sa soovid. Teiseks, ametnik jääb valetamisega vahele, kui ta räägib, et üldse midagi auditeeriti. Ja mõnes mõttes on ka vähem skeptilisematele inimestele siin palju tõendeid, et sellist valimissüsteemi ei saa millimeetri võrra usaldada. Sest tuletame ju meelde, et 2023. aastal oli selline anomaalia, et korraga oli meil rohkem 80 000 valijat kui tavaliselt, sest läbi aastate on suhteliselt stabiilne olnud see valimisaktiivsus ja kui on ka kõikumisi olnud, siis on see 1000 sinna, 1000 tänna, aga 2023. aastal oli anomaalia see, et korraga oli, ma ei tea, kust kohast tulnud 80 000 uut valijat ja vähe sellest, et nad olid kuskilt tulnud, nad kõik eranditult valisid e-häälega, e-valimistega ja nad eranditult valisid Reformierakonda ja Eesti 200. No jah, igal juhul mida võib lisada on see, et kui te korraks tuletate meelde ka valimiseelseid küsitlusi ja seda, kuidas Kaja Kallas läks televisiooni ergutamaks oma valijaid, siis ta ütles, et EKRE on nüüd 1%-ga ees, et kõik on kaalul, eks ole, et EKRE-l on seal, ma ei mäleta, kas 25 või 6% ja meil on, et tulge kõik valima. Ehk siis kujutage ette, aga nädal hiljem sellest loosungi ütlusest on tegelikult nii, et kõik näitas aiateibaid tuleb välja. Kõik need uuringud, millele Kaja Kallas viitas. No selliseid analüüse me peame tegema, sellepärast, et anomaaliaid tuvastada, aga mis on kõige tähtsam? Anomaalia on see, et me ei saa kontrollida mitte midagi, kallid kuulajad. Ehk siis valimised peavad olema kontrollitavad, lollikindlalt kontrollitavad ja ma tuletan ühe episoodi meelde, et jälgige seda, mis Lätis toimus. Lätis tagandati valimisteenistuse juht, sest nad ei suutnud nagu elektrooniliselt neid, neil ei olnud otseselt e-valimised, aga neil oli ülelugemissüsteem elektrooniline, mis täiesti varises kokku ja nad ütlesid, et on ka pahatahtlikke ründeid ilmselt, ma saan aru, et viidati idanaabrile, et kujutage ette, milline kaos, et Lätis lihtsalt
varises süsteem kokku, kõik loeti käsitsi üle. Et millest me siis räägime? No ütleme, et hea küll, valijate arvuks ei ole või teada, mis kellelgi pähe tuli, et hakkas rohkem valima. Aga kui vaadata veel neid reitingukõveraid, siis tavaliselt on need reitingud liikunud üles-alla sujuvalt, siis sellel valimispäeval tegid EKRE ja ka Keskerakonnal suhteliselt sellise hüppe ja Reformierakonnal tegi see toetusreitingu kõver, tegi sellise siksaki üles-alla. Eesti 200-l ka, et ta käis ikka väga tipus ootamatult ära, nädal hiljem juba kolinal ja tähendab lihtsalt üdini mutta tänasesse 2%-lisse seisu. 9 tõusis reiting taevasse ja järgmisel hetkel langes mutta. Nii oli. Ja siis selle teema lõpetuseks võin öelda, et üks hea uudis ka, et Vabariigi Valimiskomisjon võis olla nende samade teemade tõttu nii ärevuses, sest EKRE kanalite kaudu uutes uudistes ja sotsiaalmeedias ja mujal me oleme seda väga teravalt tõstatanud ja valimisvaatlejad märkisid seda ka, kes ikkagi nendel istungitel kohal käivad, et siis Märt Põder, kes on väga terava silmaga vaatleja ja e-valimiste kriitik ja digiaktivist ja kodanikuõiguste aktivist teatas meile, et Vabariigi Valimiskomisjon lükkas 4-3 vastu mobiilhääletuse nendel kohalikel valimistel tagasi. Ja see on just selle kriitika tõttu ilmselgelt, et neil on nii palju lahtisi otsi seal. Ja me veel ootame lisaks sellele ka raportit e-valimiste kohta, et eelmine aasta saatis meie Riigikogu aseesimees Arvo Aller küsimuse ju siin OSCE komisjonile, et nad tuleksid ja vaataksid need valimist asjad meil üle, eks ole, ja see raport peaks nüüd tulema kas iga kell, aga eks me oleme ka nendega siit sidet hoidmas, ootame ehk juba järgmine nädal raportit. Aga Evelin, meil tuli täna nii põnevad teemad, et me proovime mõne sõna rääkida ka Pakosta umbusaldamisest. Kuidas sulle mulje jäi libeda keelega minister, kes tegelikult uskumatult libeda keelega ta rääkis, vastas igale küsimusele lõputult pikalt, aga keerutamiseks on ta ikkagi mina nimetaks seda mütomaaniaks. Mütomaania mõiste juurde käib see, et inimene hakkab ise oma valesid uskuma. Ei ilmselgelt ta nautis seda tähelepanu. Ma ei tea, mis ta peas toimub, aga kui inimesed või varasemalt on ministrid võtnud sellist umbusaldust kas solvumisena või et mind ei hinnata, siis Pakosta tuli pulti neljapäeval hommikul, kui meil see umbusaldusavalduse menetlemine toimus, siis tema hakkas rääkima kiluvõileivadest ja kui tubli tema on ja kogu see jutt oli hästi pikk ja hästi tüütu ja olidki valed, et igale nendele küsimusele ega me ei saanud sealt ühtegi nagu sellist. Põhiline vastus on, mina ei saa millessegi sekkuda, kui mina küsisin talt, et kuulge, mis siis Lehtme asjast on saanud, et praegu jääb mulje, et kas õigussüsteem on korrumpeerunud või võimetu, et nii kõrge klassi juhtum, mitte midagi edasi ei liigu, et kuidas on võimalik, et see seisab. Ei, mina ei saa millessegi sekkudes. Mina ütlesin talle, et teil on kohustus prokuratuuri üle järelevalvet pidada. Ja järelevalve ei tähenda, et te üksikutesse juhtudesse sekkute, vaid järelevalve tähendab seda, et tehete teenistuslikku järelevalvet. Järelevalve tähendab seda, et teie leiate ressursse, et üldse prokuratuur saaks tööd teha ministeeriumi poolt, et seda ressurssi jätkuks, et nad saaksid menetleda suuri asju, sest prokuratuur põhjusega nuriseb ilmselt ka prokuröride arvu üle, keerukad korruptsiooni asjad kukuvad läbi, Tallinna Sadama asi kukkus läbi, nendele pättidele maksti veel 1 miljon eurot valuraha. No aga häbi on terve ühiskonnas ees, sellepärast, et inimeste õiglustunne kannatab. Ma kordan üle ka, kui inimesed, kes ei ole jõudnud uudiseid jälgida, siis Pakostale me esitasime ju 2
peamisel põhjusel umbusaldust. Esiteks nende Rootsi vangide toomise pärast, et need lepingud, mis öeldi, et alles nüüd sõlmitakse, tuleb välja, et läbirääkimised olid juba aasta tagasi ja siis ta ütles, et küll mina konsulteerin kõigiga sellel teemal, aga siis mindi selja tagant läbi ja öeldi, et leping on juba allkirjastatud ja olge vaiteks, et kõik on olemas, mingisugust parlamendi arutelu ei tulnud, me saime tegelikult uut infot alles nüüd umbusalduse käigus, et meid lülitati sellest välja, et meile tuuakse, meie suveräänsust riivatakse, tuuakse mingi eriti võigas röövlipande, enamus Araabia päritolu immigrandid, kes on Rootsis mingid aumõrvasid korraldanud, lihtsalt mõrvasid ja vägistamisi, tassitakse 600 tükki Tartusse. Ja sa tõid väga huvitava tähelepaneku, et nendel vangidel on võimalik taodelda asüüli Eestis, et elavad siin oma 10-15 aastat vanglas ära ja tulevad välja ja ütlevad, et nemad tahavad asüüli. Jaa, ma lugesin lepingu läbi. Vähesed on seda üldse kätte saanud, sest seda hoitakse ju ka veel vaka all, aga artikkel 53, mis oli päris lepingu lõpus, ja vähesed, kes jaksavad sellist surramurrat kõike läbi lugeda, seal oli kirjas, et et asüülitaotluse osas on neil kõigil õigus ja kulud kannab vist Rootsi asüülitaotluse osas, aga nad võivad Eestis ka esitada. Nii et mingi kurikuulus vägistaja otsustab, et ta tahab Eestisse jääda, ta võib ju vanglas olles asüülitaotluse esitada. Jah, see vägistaja oleks võib-olla üksikjuhtum, aga kui me nüüd vaatame need viimase aja uusi uudiseid, kuidas meil on Eesti elamisloaga Mohamedid, kes peavad kuskil Mustamäel ja Pärnus omal korteris relvaäri aetakse, ka automaadid on kodus. Ja see on toimunud aastaid. Ja see ei olekski võib-olla välja tulnud, aga näed, üks tähelepanelik tolliametnik märkas mingit sellist vastuolu, hakkas uurima, aga see kõik toimus mitu aastat meie politsei, meie kapo selja taga ja kui meile räägitakse, oi, me toome välismaalt uusi töötajaid, kõigile tehakse taustakontroll. Ja nemad on fantastilised taustauurijad. Kõigile, kellele antakse elamisluba, kõigile tehakse taustakontroll. No ei päde see jutt. Ma lihtsalt mõtlen, et tegelik kriminaalsus on praegu see poliitika, mida praegune koalitsioon ajab, et nad toovad eestlastele riski kaela, väga-väga suure riski, sest 600 moslemi juures hakkavad käima sugulased, keda võib olla tuhandeid, siis nad avastavad toreda geograafilise kohanimega Tartu, kus on veel rüüstamata maa, kus saab narkoäri ajada, kus saab relvaäri ajada ja kus saab pagan teab mida teha. Ja tulevad just praegu sellised uudised, et Tallinna lennujaamas võeti maha keegi, kes tahtis ISISega sõtta minna. Tulevad uudised veel 2024 sügis, et Riias leiti ISISega seotud isik, kellel oli kodus ka trotüüli ja kõik igasugused pommi valmistamise vahendid. No kõik see tuleb meile lähemale ja tuuakse süüdimatult sisse. Tallinnas räägivad inimesed, et usbekke ja tatšikke Kesk-Aasiast on toodud mingisse Boldi ärisse ja võtavad eestlastelt lihtsalt Eesti inimestelt töö ära, Boltid, kõik on mustanahalisi täis, araablasi täis, et Tallinn ei ole nagu Eesti linngi enam. Ja teine teema siis oli ka see Pihlakodu vägistamisjuhtum ja ei võta Pakosta mitte midagi omaks, et kuidagi võiks neid asju teha nii, et ära hoida, et inimestel oleks kindlustunne ja minu meelest ei saada ka probleemist aru. Ta tõi infotunnis, kui samal teemal sai teda küsitletud, tõi näite, et no ei saa ettevõtja, tema ütleb, et ei saa ettevõtja vastutada selle eest, kui üks külaline bussitab ettevõtte territooriumil teist külastajat. Ja ta ei saa ju aru, et tegu ei ole ei külastajatega, vaid tegu antud juhul on ühe abitu kliendiga, naiste rahvaga ja teisel juhul selle ettevõtte töötajaga. Et kui sa näed, et tema oma peas ei saa aru, et midagi on valesti, siis ta ei saagi ka seda probleemi lahendada. Täpselt nii ja
ta oleks pidanud kiiremas korras maha võtma kogu selle valitsuse, aga tema on selle valitsuse üks õnnetumaid liikmeid veel kõige lisaks, et julgeolekust rääkimise ajal ehitada selline julgeolekurisk meile selga. Kusjuures Tartu vangla kasutusele võtu osas on ju lihtsaid lahendusi olemas, inimesed mõelgi ise, et on vägev kompleks, selline lihtsakoeline, mitte eriliti luksuslik, sinna saaks mis tahes kaitseväel lao ehitada, väljaõppekeskuse, kas või sisekaitse reservi jaoks, et paneme siis pead tööle, et jumal küll, sinna ei pea tooma Araabia mõrvareid. Aga mida me sellest vanglast hoiame? Mida me tast hoiame, kui me näeme, et see ei leia kasutust, et juba siis, kui seda Tartu vanglat ehitati, oli jutt, et see on liiga suur. Ja Euroopa Liidu käsul ehitati hirmus kolakas ja kulutati väga suuri rahasid selle. Ja nüüd räägitakse, et nüüd, ma ei näe, et kas meil rahvastik ei kasva kuidagi, iive on madal, et see Tartu vangla üldse kunagi peaks olema lõpuni täidetud ja mida veel Pakosta ütleb, et aga siis saab 400 vanglaametnikku omale tööd, kusjuures juba praegu on meil vanglaametnikest puudu, juba praegu need vanglad töötavad alamehitatult ja politseis on tohutult puudu. Ja juba praegu on juba selle paari mingi moslemist välismaalasega, kes seal vangis on, juba praegu nende kahega rohkem muret kui seal teiste vangidega. Ja neile peab ju halal liha tooma, Evelin, ja alles juhtus pöörane lugu, et Virumaal avastati mingi põrandaolune tapamaja, kus halal tapmisi korraldati loomadele, mis tegelikult meil on... siin Rakvereski loed, et mingi kebabi koht pakub halal liha. No aga see on islami reeglite järgi tapetud loomad ja mis on väga julm viis, nimelt lastakse loomadel veri joosta ja piinelda väga pikalt. Piinatakse surnuks ja tõesti, kui meie kuulaja jõudis siin viimaseid uudiseid, selle nädala uudiseid lugeda, siis põllumajandusametnikud leidsid sellise juhtumi, kus oli juba 23 lammast oli ära tapetud ja veel osa ootas ja seal oligi ebaseaduslik tapamaja, loomi tegelikult kaasajal tehakse neid protseduure loomale ääretult valutult, tehakse eelnevalt elektrišokk, ta ei tunne midagi, ta ei näe midagi, aga nüüd, kui lastakse verest tühjaks voolata, meie siin räägime, meie euroopalike väärtuste kandjad räägime, kas koera tohib ketis hoida, kas kana peab olema õrrel või puuris või vabapidamisel ja korraga on meil siin alternatiivne kultuur, kusjuures nad tohivad seaduse järgi, võib looma surnuks piinata, meil on sellised seadused, et usulistel kommetel võib looma niimoodi tappa. Anna armu. Seda nimetatakse topeltmoraaliks. Aga läheme veel korraks ühe teise keerulise koha juurde, nimelt USA-sse, kus toimuvad immigrantide ja vasakpoolsed märatsemised, millele siis Trump on üsna resoluutselt vastanud, sellepärast, et ta ei kavatse lasta kasvada neid mässe sellised Black Lives Mattersi laadseteks linnade põletamisteks. See on muret tekitav, mis seal toimub ja samal ajal näitab see eurooplastele, mis siin hakkab toimuma. Esiteks, mida immigrandid kaasa toovad, et märatsemisi on ju pidevalt, Prantsusmaal süütatakse vahel 200 000 moslemi märatseja poolt, tuhandeid autosid, põletatakse raekodasid, juba ongi kodusõjalaadne seisund. Ja USA-s samamoodi, et üks saksa professor ütleski, et olukord Californias on hoiatuseks Euroopale ja mäsu käib eriti liberaalsetes osariikides, kus osariigi juhtkond mäsusid lausa toetab ja pildid on ju kohutavad, selles mõttes politseinik visatakse suurte kividega, kümnete kaupa politseiautosid on suurte kividega puruks loobitud, Mehhiko lippu lehvitatakse. Tuleb ju pronksiöö meelde, kus lehvitati Venemaa lippu ja karjuti Rossija, seal karjutakse Mehhiko. Me kavatseme siia jääda ja virutatakse politseinikele kiviga vastu pead. Jah, et igal pool me näeme, kui on immigrantide arv
väga suureks läinud, siis hakkavad ka probleemid, siis on ka vanglates rohkem kohti vaja, et võtame kas või heaoluriik Rootsi, et tal on ju probleemid immigrantidest vangidega, meile siia plaanitakse tuua Rootsi immigrantidest vange ja see näitab, et riik ju enam ei saa hakkama. Kui Rootsi otsib omale mingeid rendikohti, see tähendab seda, et ta ei suuda enam vanglaid ehitada, tal ei ole ressursse, tal on odavam kuskilt odavast riigist need osta, aga see näitab, et ei saa hakkama, kui Eesti oleks nõus neid vangila kohti rentima, kallis Rootsi, mis teist saab? Rootsis on üle 100% vanglate täitumist, ei olegi kuskile panna. Aga meil on ka varsti täitumine, seepärast, et me oleme toonud ligi 10 000 islamiusulist lühikese ajaga 10 aastaga juurde ja ka kaitsepolitsei juhtkond muretseb selle pärast ja ütleb, et ta ei halda varsti olukorda ära, et meie tuuakse meelega probleem kaela, see on kõige õudsem. Ja veel kord USA teema juurde, et Trump on resoluutne, lahtis rahvuskaardi tänavatele, mis on jõuline, selge käitumine, ta surub need kindlasti maha, aga mõelge nüüd Euroopa peale, et ühel hetkel, kui siit hakatakse moslemi masse välja saatma, kes on laamendanud, vägistanud ja terrorismiga tegelenud, siis võivad samasugused tohutud mässud puhkeda, autode põletamised, politseinike ründamised, et need meenutavad mineviku kodusõdade tseene, kus soomustatud sõjaväeautod mürisevad läbi räpaste tänavate, et kaitsta immigrante välja saatvaid töötajaid agressiivsete immigrantide eest ja ma lugesin Briti suurlehte Telegraaf, kus kolumnist ütles, et ma varem pidasin neid liialdajateks, kes ütlesid, et meie maale võib kodusõda tulla. Ja sama naisterahvas Telegraafis ütleb, aga ma enam nii ei arva. Me võimegi jõuda kodusõjani. Ja ta ütles, et kui ma vaatan seda, mis USA's toimub, siis meil on ka nagu lava on valmis pandud, püss on pandud seinale, ühel hetkel see püss teeb pauku. Jah, ja ega siis me ei saa ju loota mingile NATO-le, kui meil on Prantsusmaa seotud oma probleemidega, oma immigrantide mässudega, Saksamaa on seotud oma immigrantide mässudega, et kui riigid, kes on nagu õlad alla pannud, et me kaitseme ühiselt välisvaenlase vastu, aga meil pole kokkulepet, et me kaitseme ühiselt sisevaenlase vastu. Jah, liberaalid, immigrantide maaletoojad, muidugi ka need konservatiivid, näiteks Merkel, kes esitlevad ennast ühte lugu ka immigrantide maaletoojana, siis nad kõik vastutavad meie julgeoleku allakäigu ees, sest ühel hetkel, kui meie liitlased on sisemiselt nii suures konfliktis, et nad peavad võitlema 100 000 moslemi märatsejatega, siis on nii, et nad ei saa meile lihtsalt appi tulla agressiivse Venemaa vastu, kui seda väga vaja oleks. Nii et immigratsioon peatamine on kriitilise tähtsusega julgeoleku küsimus Eestile ka suure, laia riigikaitselise julgeoleku mõttes. Aga selle tõdemusega, Evelin, täna lõpetame ja kohtume järgmisel nädalal, kellega siis Uhtna rahvamajas 19. kuupäeval, aga kellega raadio vahendusel juba 21. kuupäeval. Ja aitäh kuulamast, mina veel kutsun teid homme või tulge laupäeval või pühapäeval Rakvere linnapäevadele. Ja me oleme seal elektritelgiga, räägime poliitikajuttu. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna, järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.